Alates 19. sajandi lõpust toimusid Kahala külas Liiva kõrtsi ees kuulsad laadad, kuhu tuldi kokku üle Eesti. Laadad toimusid 2 korda aastas, aprillis ja septembris. Vahepeal oli pea 80 aasta pikkune paus. Pühapäeval 27. septembril toimus Kahala külas teine taaselustatud liivalaat. Ajaloolise traditsiooni järgi oli liivalaat üle Eesti tuntud loomalaat tegelikult. Aga tänapäeval, kuidas siis öeldakse, et meie karmid euronõuded loomadega kuskil laadal äritsemist või müümist või kauplemist ei soosi väga, et siis me oleme küll tänu koostööpartneritele mõned loomad siia laadalistele uudistele kohale toonud, aga tegelikult on selline traditsiooniline mihklilaat ikka meie mõistes, et väga palju on siis köögivilja, väga palju on liha, juustu, piima, pluss käsitööd. Millest tuli mõte liivalaatade traditsiooni taastamiseks? Idee pärineb tegelikult külavanematelt meestelt, et me istusime kord Jaani Lõkke ümber ja arutasime küla ajalugu ja siis selgus, et siin on väga tuntud üle-eestiline laadatraditsioon Kahala külas, ka Liiva kõrtsi ees. Ja siis sealt see nagu mõte hakkas vaikselt idanema. No teisest küljest laisk ja mugav inimene nagu ma olen, siis mõtlesin, et miks ma pean käima mahelaadal või maheturul kuskil Tallinnas, kui saab kõik selle siia samma koju endale kätte tuua. Kas me näeme, kus on need loterii? Laadapäeva teadustajaks oli Uuri külavanem Emil Rutiku. Müüjatel paluti osalustasu asemel annetada laada loteriifondi oma toode või teenus. Iga teine pilet võitis ja peaauhinnaks oli Toila spa pakett 2. Jaagup Kippar tutvustas rahvapille ja pani kokku laadaorkestri. Laadal viidi läbi mitmeid osavusmänge nii väikestele kui suurtele. Võimalikult jõud kontsentreeritud. Ja op! Õpi poiss, saad ühe õlle. Palun! Kui meil eelmine aasta oli 65 müüjat, siis hetkel ma just käisin tiiru ja lugesin kõik ilusti täpselt kokku. Meil on 87 müüjat siin platsi peal. Külaliste arv on võib-olla natuke raske hinnata, sellepärast et mingit arvet väga ei pea. Aga liiklus on väga tihe, just natuke aega tagasi tulin parklast, parkla oli puupüsti täis, teeääred olid täis pargitud, et huvi on väga suur, ootamatult suur. Võrreldes eelmise aastaga ma võiks öelda, et numbrid on 2 kui mitte 3-4 kordistunud. Toimus nunnu konkurss, kus valiti välja pikim porgand, suurim kõrvits, raskem kartul ja kõige erilisema välimusega aiasaadus. Esmakordselt viidi läbi hoidiste konkurss. Leedikõrve taimekasvatusühistu oli laadale vaatamiseks ja katsumiseks toonud kaasaegseid põllutöömasinaid. Paak siis on selline, ütleme, häbipost, oli umbes rinnakõrgune ja siis laudadest ehitatud platvorm. Kolga muuseumi juhataja Ulvi Meier Soosaar rääkis liivalaada ajaloost. Nii ostjad kui müüjad jäid laadaga väga rahule. Järgmine Kahala küla liivalaat toimub loodetavasti septembris aasta pärast. Tahaksin tänada kõiki neid tublisid külainimesi, vabatahtlikke, kes meil on siin panustanud. Samuti kõiki müüjaid ja ostjaid, et ilma teie kõigita seda laata ei oleks, et 2-3 inimesega sellist üritust ei korralda. Nii et suur aitäh teile kõigile!